Kui me räägime toodetest või millegi tootmisest, siis paratamatult on sellel teatav mõju keskkonnale. Sellest ei saa üle ega ümber. Ja üheks võimaluseks seda mõju hinnata on süsiniku jalajälg, mis keskendub toote olelusringi jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside emissioonide tuvastamisele ja mõõtmisele. Ja kasvuhoonegaasid siis eralduvad kaupade tootmise kaudu ning erinevate teenuste ja toodete tarbimise kaudu. Ning see süsiniku jalajälg on ka siis mõiste, mida kasutatakse selleks, et määrata kindlaks teatava tegevuse, teatava inimese või siis riigi mõju kliimamuutuste suhtes. Ja saab öelda, et see on siis ka kvantitatiivselt väljendatud kasvuhoonegaaside heite koguhulk. See võimaldab meil hinnata inimtegevuse mõju keskkonnale ja eriti kliimamuutustele. Ja selleks on võimalik siis kasutada erinevaid standardeid või protokolle ja on erinevad ISO standardid, on eraldi PAS 2050 meetod, aga kõige võib-olla siis enam tootele orienteeritud või kui me vaatame mingit toodet, kõige enam kasutatakse siis ISO 14067 2018 standardit, kus siis need on kasvuhoonegaasid, toodete süsiniku jalajälg, nõuded ning juhised määramiseks. Ja kui üldse vaadelda kasvuhoonegaaside teket või emissioonide teket sektorite lõikes viimase 30 aasta vältel, siis selgelt annab siin tooni elektri ja soojuse tootmine. Samamoodi suurelt mõjutab erinev tööstus ja transport ning ka põllumajandus. Aastate jooksul on see siis suurenenud, sest meil on endiselt tarbimine, tarbiv ühiskond ja kasvav rahvastik, siis on selge, et ka need emissioonid nendes sektorites kasvavad. Küll aga on tulnud teatav langus peale 2020. aastat, mis on tõenäoliselt seotud siis ülemaailmse koroonapandeemiaga, mis siis andis oma jälje igasse sektorisse. Võib öelda, et positiivselt, sellepärast et vähenes ka kasvuhoonegaaside emissioonide teke. Ja kui vaadata veel maailma mõistes, mis valdkonnad siis tugevalt annavad meile neid kasvuhoonegaase keskkonda, siis ka siin on näha, et tööstus ja elektri tootmine. Ja see on siis 2021. aasta seisuga ja oma osa on ka põllumajandusel ja maakasutusel. Ja kui üldse rääkida siis, et kuidas seda vähendada, kust valdkonnast võiks alustada vähendamist, siis elektri tarbimist vähendada oleks loogiline, aga tööstuses jälle siis peaks tootmist vähendama. Kõige lihtsam on ka transporti vähendada, et kui me räägime mõnest kaubaartiklist, mida on vaja kaugele transportida, siis kas on võimalik seda teha väiksema mõjuga keskkonnale, väiksema süsiniku jalajäljega. Kui vaadata Eesti vaatevinklist, siis samamoodi Eestis ka väga suur osa kasvuhoonegaasidest on tulnud siis energia tööstusest ja energia tootmisest ja suur osa tuleb ka transpordist, mis on paratamatu. Küll aga on võimalik võib-olla ümber vaadata, millega me transpordime, mis kaupu, kui kaugele, kas sealt on võimalik midagi vähendada.
Ja näiteks Eesti mõistes põllumajandus siis aastal 2022 andis kasvuhoonegaaside koguheitest 11%, mis on siis vähemal määral kui võtta globaalselt, aga ka meil see põllumajanduse osatähtsus ei ole näiteks nii suur kui mõnes lähiriigis või siis mõnes Euroopa Liidu riigis kaugemal võttes. Ja et siis leevendada kasvuhoonegaaside paiskumist keskkonda, tuleks vaadata toodete ja teenuste kogu elutsüklit. Siin on illustratiivselt toodud ka ära erinevad tekkivad kasvuhoonegaasid, millest siis kõige tuntumad on ja levinumad, kui nii öelda, on metaan ja süsinik, dioksiid, aga vähesemal määral tekib ka lämmastikuühendeid, väävliühendeid. Et kui nüüd tahta siit midagi nende heidet vähendada keskkonnale, siis see toodete ja teenuste elutsükkel võimaldab meil erinevate lähenemisviisidega siis hinnata, kas me saame seal mõnes etapis viia sisse muudatusi, protsesse ümber kujundada või toorainete tarnimisest, toorainete ammutamises midagi muuta, et oleks kasvuhoonegaaside heide keskkonda siis väiksem. Ja on erinevad siis elutsükli vaated siin, kas siis hällist hauani, cradle to grave, hällist väravani, cradle to gate või siis cradle to cradle ehk siis hällist hällini, mis on siis kogu tsükkel, mis hõlmab ka taaskasutust. Küll aga on seda väga keeruline sellisel viisil hinnata, et millist etappi võiks siis ümber kujundada, et see keskkonnamõju oleks väiksem, sellepärast et seal on väga palju nüansse ja väga palju siis taaskasutust hõlmavaid protsesse alles arendatakse või siis modifitseeritakse ning seal on väga palju infot, mis ei ole võib-olla siis kinnitatud ning seetõttu me ei saa kindlalt väita, et need protsessid siis aitaksid meile neid kasvuhoonegaase vähendada ehk siis süsiniku jalajälge keskkonnale vähendada. Küll aga on väga hea etapina vaadata siis hällist väravani tootmisprotsessi mõistes, sellepärast et kui tuleb meile tooraine, siis on seal erinevad vaheetapid, kus see tooraine jõuab tootmiseni, siis nende punktide vahel on võimalik vaadelda, kas seda toorainet on võimalik tarnida teisiti, vähema keskkonnamõjuga süsiniku jalajäljega ning kas ka tootmisprotsessis on võimalik viia sisse muudatusi selliselt, et süsiniku jalajälg on väiksem. Ehk siis see võimaldab meil kompaktsemalt analüüsida mõju keskkonnale ja vastavad muudatusi siis ka sisse viia. Ja näiteks hea siis näide on näiteks tekstiilide tootmine, sest et tekstiilidega me puutume igapäevast ise kokku, riivad, mis meil seljas on, ilma nendeta me ei saa. Kuidas vähendada siis seda süsiniku jalajälge just selle protsessi näol. Äkki on võimalik materjali saada lähemalt, toorainet, ja seeläbi siis süsiniku heide keskkonda vähendada. Võib-olla on tootmisprotsessis võimalik kasutada vähem energiat, parandada energia efektiivsust ja kasutada ka rohkem siis taastuvat energiat ja mitte fossiilseid kütuseid. Võib-olla on võimalik siis teatud osa sellest materjalist võtta ringlusse, mis meil kas siis kandmisest, mis siis tootmisest üle jääb, et ei peaks siis seda viima põletamisele või siis lihtsalt prügina maha kandma. Ja kui see materjal, kui see toode on valmis viia
viimiseks siis tarbijateni. Võib-olla on siis võimalik kasutada puhtamaid kütuseid, näiteks diislitel on erinevad klassid. Võib-olla on võimalik valida teistsugune transporditee ja võib-olla siis seeläbi, kui need mitu sammu läbi võtta ja mõelda, kus on võimalik teha muudatusi, need annavad kokku üsna hea tulemuse selleks, et seda süsiniku jalajälge siis vähendada. Kui mõelda, palju võiks siis teksade, jogurti ja arvuti tootmiselt mitte kuluda, aga palju võiks nende tootmisest eralduda süsinikku, siis loomulikult kõik sõltub tootmise ja tarbimisvalikutest, aga näiteks olenevalt teksadest, et võib süsinikku eralduda kas 33 kuni 80 kilogrammi, aga arvuti tootmisel näiteks 330 kilogrammi keskmine arvuti, et see on üsna suur mõttekoht, kuidas toota, kuidas tarbida. Ja kui transporti vaadata, et siis lennukitest paiskub kõige rohkem õhku süsinikku, 285 grammi kilomeetri kohta. Auto puhul 104 ja näiteks rongi puhul 14. Aga siin on ka jalgratast toodud, kus ei olegi seda CO2 märgitud, sellepärast et selle transpordivahendina kasutamisel ei paisku õhtu CO2, mis on hea alternatiiv, kui on võimalik. Alati ei ole võimalik ja seega tuleb siis võtta järgmine keskkonnale vähem koormavam variant kasutusele. Aga kõik selle oma tarbimise siis mõistmine, kui palju, mida tarbin, kuidas, mis siis ressurssidest toodetuna, kõik see võib siis aidata piirata seda mõju keskkonnale, kuidas me tarbime, aga me peame selleks oma süsiniku jalajälge mõistma. On olemas erinevad veebilahendused või rakendused, mis siis annavad meile võimaluse seda ise mõõta. Ja tõesti, kui lihtsalt nii eesti kui inglise keeles võib panna otsingusse kas siis süsiniku jalajälg või carbon footprint ja kui paned ka calculator sinna juurde või kalkulaator, siis tegelikult neid rakendusi on väga palju erinevaid, mis võtavad väga nagu erinevaid siis aspekte arvesse. On võimalik siis indiviidi baasil seda hinnata, on võimalik hinnata ettevõtte baasil ja tasub teha korra läbi, et annab päris hea vaate sellest, kuidas me panustame, kuidas me koormame keskkonda tegelikult ja mis on meie panus. Aga väiksed muudatused erinevate valikute tegemisel võivad tegelikult anda pikas perspektiivis olulise võidu. Ja siis siin on mõned näpunäited, kuidas siis vähendada oma süsiniku jalajälge. Toidu puhul oleks soovituslik tarvitada kohalikke ja hooajalisi tooteid. Ehk et kui talvel ikka tuleb see maasikaisu, siis need võimalikult kaugelt siia transporditud maasikad omavad teatavat süsiniku jalajälge ja võib-olla võiks selle siis pigem unustada ja võtta sügavkülmast siin kohalikke maasikaid, kui on võimalik. Räägitakse ka sellest, et piirata liha, eriti veiseliha tarbimist. Miks just veiseliha tarbimist? Sellepärast, et veistel on siis mäletsemise protsess, kui nad söövad, siis nad hiljem mäletsevad seda sööta läbi ja selle käigus tekivad siis röhitsused ja see röhitsus annab väga palju metaani keskkonda. Et see on nende eripära ja nii see on, et mõtlemise koht, kui on võimalik, siis piirata seda tarbimist. Võimalik siis säästva kalapüügitehnika vahenditega püütud kala süüa, küll aga kuidas seda kontrollida, see on jällegi ka küsimus, kui on võimalik kontrollida, siis oleks suurepärane, kui aga ei ole, siis võib-olla jätta ostmata, teha mingi teine valik.
Poes käies loomulikult, et kasutada ostukotte korduvalt ja mitte võtta neid liigsete plastpakenditega toitu. Kui on võimalus oma siis pakendiga minna ostma. Ja viimane kõige võib-olla mõistlikum, et kui ikka ei ole seda toiduainet vaja, siis võib-olla ei ole vaja seda osta, et siis osta ainult seda, mis on tõesti vaja, et mitte raisata. Näpunäited rõivaste osast, et kuidas siin vähendada süsiniku jalajälge. Rõivaste eest tuleb hoolikalt hoolt kanda ja tuleb jälgida neid siis juhendeid või näpunäiteid, mis on toodud rõiva märgistel. Kui on ikka öeldud, et selle või selle temperatuuri juures pesta, mitte kuivatada, siis nii võiks ka teha, sest et siis kestavad ka need kangad kauem. Aga kui on mitte väga määrdunud riie, siis võib-olla pesta madalamal temperatuuril. Kui see riie on siis katki läinud, siis võib-olla proovida ise parandada või ka näiteks õmbleja abi kasutada, õmblustöökoja abi, et ei pea kohe ära viskama. Kuivati kasutamine on ka samamoodi siin selline koht, et pigem mitte, et õhu käes kuivatada riideid. Riideid võib ka näiteks laenata, vahetada või siis osta lihtsalt teise ringi poodidest ja osta ka selliseid riideid, mis on vastutustundlikult valmistatud, et mitte kiirmoodi, sest et see vastutustundlikult valmistatud võib-olla kestab ka kauem ja mõnikord on valmistatud ka ringlusse võetud materjalist, mis jällegi vähendab süsiniku jalajälge. Transpordi osas võiks proovida siis sõita kas ühistranspordiga või võimalusel rattaga. Võiks ka, kui auto kasutaja olla, võiks näiteks ühildada siis sõite teiste inimestega. Kui lennukitest rääkida, siis võib-olla on mõni alternatiiv, kuidas reisida ja pigem mitte väga lühikesi maid sellega siis sõita. Kindlasti tuleks läbi mõelda, millal ja kuidas sõita, et tipptunni ajal mitte ummikutes seista töötava automootoriga, sõltuvalt loomulikult ka milline auto on, kui me räägime autode valikust siis transpordi variandina. Ja võib-olla järgmine kord, kui puhkusele minna, võiks ka rongiga proovida. Ja kuidas kodus siis vähendada oma süsiniku jalajälge? Kütet võiks proovida 1 kraadi võrra vähemaks keerata, juba see annab suure võidu. Kui duši all käia, siis ei pea kogu aeg vesi jooksma, et võib vahepeal kinni panna ja võimalikult siis optimaalselt ajaliselt seal toimetada. Kui hambaid nõusid pesta, siis ka samamoodi ei pea vesi jooksma, võib kinni keerata. Kui elektriseadmed ei tööta, siis võiks need vooluvõrgust eemaldada ja ka telefoni näide, kui telefon on juba laetud, siis võib ka selle seinast välja tõmmata, ei pea seal edasi seisma. Kui me räägime siis fotodest, erinevatest andmetest, siis ei ole mõtet salvestada neid niisama pilveteenustesse. Ka see on digiprügi, digijäätmed, annab meile siis mõttetult võib-olla tarbitud ruumi juurde või võtab ära või võtab ressurssi ka keskkonnast ära, sellepärast et serverid peavad ka töötama, et neid siis andmeid seal säilitada. Kui võimalik, siis valida energiatõhusaid tooteid, kus on A-märgised peal, et vaadata siis Euroopa Liidu energiamärgiste loetelu. Ja üleüldiselt, kui üldse mõelda laiemalt, siis võib-olla mitte kõike osta, kõike tarbida, kõike omale kokku ajada koju ja piirata jäätmete teket ning kui võimalik, siis mõned materjalid, tooted võtta uuesti ringlusse.